Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastis. Me oleme Tarviga taas kord kokku saanud siin, et korvpalli juttu ajada. Tervist sulle ka, Tarvi. Tere, Egert. Ja saame siis nii-öelda üle käia siin tegelikult korvpallimaailmas kõik aktuaalse, vaikselt juba tegelikult nii-öelda lõpusirgel hooaeg on. Mõningatel eestlastel on hooajad läbi, mõningatel veel käivad, on ju, ka välismaal nii-öelda ja lisaks veel ju ka juba vaikselt ju üks ka mõnes mõttes üks huvitavamaid osasid alati hooajast, ehk siis need nii-öelda sellised tiimivahetusjutud, et kes kuhu tiimi liikumas on ja kus kuhu minemas on, et seda ka väga palju on, et kindlasti jääge meiega ja saame need jutud ilusti üle kõik räägitud. Aga ei saa ilmselt üle ega ümber ja kindlasti peame alustama sellest, et 2029 Euroopa meistrivõistluste üks alagrupi turniir toimub siinsamas kodumaa pinnal ehk siis Eestis. Tallinnas siis. Jah, Tallinnas, Tallinn-Tartu vahet ei ole. Okay. No ma ei tea, et Kossus nagu päris nii ei ole. Aga selles mõttes ikkagi retsilt võimas ikka, et me selle saime. Ma just täna hommikul vaatasin veel ka. Ma ei olnud just varem vaadanud, et ma ei olnud seda esimest emotsiooni kätte saanud, aga vaatasin seda 6-minutilist videot, mis siis Eesti delegatsioon tegi kokku pandi selle jaoks, et selle nii-öelda esitluse jaoks ja ikka päris emotsionaalseks tõmbas selles mõttes, et mul on kusjuures see video veel vaatamata, et siuke mõnus, siuke näitab meie seda ühtekuuluvust ja seda korvpalliarmastust ja selles mõttes ikkagi tabati päris hästi naelapea pihta sellega. Teised korraldajad on siis Sloveenia, Hispaania ja Kreeka. Kreeka, ma saan aru, oli üllatus, sest Kreeka ja Hispaania olid need, et nemad tahavad nii finaale ja neid kohamänge ka mõlemaid. Kreeka nagu oli, et vist, mõlemad vist olid, et kui nemad ei saa neid, et siis nad ei korralda, aga lõpuks ikkagi oli, et Hispaanias siis toimuvad finaalmängud. Ja vähemalt praeguse seisuga oli Hispaania lubadus oli, et esimene mäng toimub Santiago Bernabeul. Et see oleks siis tegelikult FIBA ajaloo kõige suurema rahva hulgaga mäng või siis publikuga mäng nii-öelda, kui see toimub seal. Ma loodan, et nüüd ikkagi toimub või siis on nagu poliitikud, et nüüd astuvad sammu tagasi. Ei, ma ei usu. Ei, ma arvan ka, et see kui ikkagi lubatud on, et siis see toimub. Ja nüüd ega Eestil siis ega suurt väga midagi ei ole, ma arvan, et saal tuleb täis ilmselgelt, on ju, aga asi, mis siis on vaja ju teha korda saal või mitte korda, aga suuremaks, laiemaks, laieneda tuleb. Ja laieneda tuleb jõuksi saata see saal ja kumpama panna. Et selles mõttes see saal Unibet Arena siis tänase nimetusega tuleb kindlasti suuremaks teha. Selles mõttes praegu ta seal vist ta oli 6800 umbes, kui ma õigesti mäletan, midagi siukest mahutab, eks siis tegelikult ju EM-i vist see alampiir on vist 10 000 peaks olema minu arust, eks siis peame kuskilt 3000 veel leidma, aga siin ma saan aru juba, et need asjad kõik plaanis on, et need peavad olema selles mõttes ka, et jah, 4 aastat täpselt, et siin toodi vist näiteid Riiast ja Soomest, kus pandi vist äkki 2 aastaga tehti need juurdeehitused ära. Et selles mõttes ma arvan, et ei ole probleemi, väga nagu kõva saavutus, et me selle ikkagi saime, aga see on tegelikult aastate pikkuse töö tulemus ja vili, nii et ja ongi, et üldse koondis ka ju, et on hästi esinenud ikkagi. Ja täpselt, ja 2029 võiks olla see hooaeg, kus see koondis on kõige paremas seisus, et siin mehed on 20. lõpus, 30. alguses, võib-olla mõned noored mehed on saanud karastus peale nii-öelda, kas siis USA-s, Euroopas, kus iganes on ju, et selles mõttes see peaks olema hea kooslus sellisest kogemusest ja samas edasi noorusest, et meil siin noori ambitsioonikaid, tublisid pallureid on tegelikult tulemas väga-väga palju peale, et selles mõttes koondise tuleviku osas tundub kõik hästi. On positiivsed meeleolud ja hea olla, et ja kindlasti 2029 siis 4 aasta pärast tuleb sammud saali seada, ega midagi teha ei ole. Selles mõttes
ja juba ootame seda ja saame ju kindlalt, võib-olla ilmselt Läti on korraldanud ju nüüd 2 korda viimase 10 aasta jooksul, et 2015, kui oli see veel see nii-öelda kangur, talts ja see osa ja siis nüüd siis korraldavad uuesti, et saame kindlasti Läti ametivendadelt kah nõu ja jõu küsida, et väga äge ja ma arvan, sellel on üldse suur tänu Eesti korvpallikogukonnal üleüldiselt, et see asi siia tuli, et kui me ühena ei hingaks, siis ega see asi ei oleks seda, ei oleks siia jõudnud. Aga siit on hea paslik vast edasi minna ilmselt siis kohe siis kõigepealt siis ikkagi vägagi intrigeeriva seeria juurde. Ehk siis Tallinn versus Tartu on tagasi, kui viimased 10 aastat ei ole, vahepeal oli siin Pärnu 1 aasta, aga ega viimased 10 aastat see Tallinn versus Tartu. No siin ei ole peagi jälle, siin on ju 3-0 ühele poole olnud, et no jah, 2016 oli viimane aasta, kui Tartu finaalis ühe mängu Kalevit kätte sai. Ja muidugi rapt on ka endal tuhka pähe, arvasin ikkagi, et tuleb ka 3-0 jälle Kalevile, aga võtta näppust õnneks ei tulnud, et arvasin tõesti, et see pronksiseeria on isegi põnevam kui see finaal, aga mulle meeldib, kui ma sellise tooniga nagu eksin või nagu selles võtmes ütleme, siis eksin. Et finaali koha pealt ka või tähendab pronksimängu koha pealt ka tegelikult, et on ka väga põnev on ju 5. mäng toimub täna selle meie salvestuspäeval on ju, homme kui see episood välja tuleb, on juba pronksmedalid kaelas. 5:30 on siis täna minu meelest see mäng, oli 5:30. Jah, täpselt, et aga kui see episood välja tuleb, on juba pronksmedalid kaelas, pidustused vaikselt juba peetud ja Raplas võib-olla natukene nutetud ka, et Jaak Karp siis lõplikult ameti maha paneb. Aga tuleme selle seeria juurde ka, aga see Tartu-Tallinn ikkagi esimene mäng, mis sa Tarvi nagu tähele panid, see Tartu selle enda kallutas selle kuule, see Iiripoiss nagu hakkas mängima et nagu see oli minu jaoks ka nagu mis asja, mis talle sisse söödeti nüüd, et see tundub suurte mängude mees olema. Selli vastu 3. mäng oli ka, pani 28 silma vist. Et see jah, et ma nagu ei oodanud seda mitte kuskilt, et see nii läheb, ja jumal tänatud, et see nii läks, et põnevust kui palju. Et jah, ja no mis veel, no tegelikult Kalev ikkagi tuli pehmelt peale, et ilmselt siin see 10 päeva või palju neil see paus oli, et need ju Tartu mehed panid TalTechiga 5 jah, jutti, et näed, et see ikkagi on vahepeal kasulikum kui see puhkuse või see treening aeg siis nii-öelda. Ma arvan, et kui mida pikemaks seeria läheb, seda rohkem see puhkus võib nagu rolli mängida hakata, aga alguses kindlasti. Samas see puhkus ei olnud nagu, sest Tartu sai ka nädal aega, et Tartu sai vist 7 päeva ja Kalev sai vist 11, et samas nagu nii suurt vahet ei ole, 4 päeva. Taastumises ikka tuleb. Ja muidugi see, kuidas ka Lips mängib, et see on ka väga-väga äge, et see esimene mäng ja teine mäng ka, kuigi teine mäng muidugi Iiripoiss võeti täitsa nulli, et tal jah ei olnud nii hästi. Esimene mäng jah, kindlasti ju, kes oli tegelikult jokker, oli ilmselgelt oli Omar El Sheikh, et kes tegi ju finaali rekordi 20 lauapalli ja pani nagu ikka väga-väga hullu, et efektiivsus see näitaja oli 42 vist või, 16 punkti 20 lauda, et kui oleks fantasy, siis oleks päris palju punkti. No siis jah, eriti kaptenina. Aga jah, et tema oli ka jokker, et Kalevi poole pealt jah, et ei tundu, neil on see, et neil ei ole tüpaasilt nagu sarnast mängijat, kes nagu keda El Sheikhi vastu panna, et ta on nii kõrge mootori ja siukse hästi energilise mängustiiliga, aga Kalevil nagu 100% sellist venda sinna ei ole panna peale. Ja El Sheikh nagu tundub mulle siuke, ta IQ tundub selle laua võttes, nagu kus ta ründalauda läheb. Ründalaua mõttes ja kaitselauas on aeg-ajalt nagu blokeerimisega raskusega. Aga just see ründalaud, et see, kus ta selle koha valib, ega sa pead ju vaatama seda mängu lugema ka nii-öelda, et see on päris kõrge. Jah, kuidas ta nagu mängu loeb, ongi see, et see nii-öelda teadmine võib-olla, et kuhu see pall kukub ja veits nagu seda vaistu on ju, öeldakse ja lõpuks ründalaud ju kõige rohkem jääb ikkagi tahtmise taha ja seda tal on ikka vahepeal liiga palju isegi võib öelda. Et see mees on ikka vahepeal ikka väga emotsionaalne, et sa näed ka, et
jah, et ja no muidugi intriigid ka, mis siin ikkagi, siin ikka on võitlust, et siin ju mängijad omavahelgi tead siin. Ja, mulle Tartu Ülikool, kui te vaatate seda ja kui nüüd te peaksite selle seeria võtma, siis kui mina selle Aivar Kuusmaa esimese mängu järgse tsitaadi, tehke mürts, tasuta turundussoovitus, tehke mürts, mina ostaks, see, mis ta ütles, vaata, et ma küsiks, et mis neil juurde panna on, et nad pidid 3-0 võitma, ma paneks selle särgi peale lihtsalt, pange särgi peale päriselt. See on tõesti vägev, et no see on üldse, mis möll käib, et no mina nagu ei mäleta, et need eelmised aastad oleks niimoodi nagu, noh, ongi siuke natuke seda üksteise nagu tõgamist või siukest. No jah, et esimeses mängus Hermet lubab Nurgeri hamba ja välja. No jah, ma ei hakanud ise seda välja ütlema, aga noh, et ja no tegelikult see, mis teine mäng, noh okei, see natuke seal mõned fännid jäi kaamerasse, aga päris, ütleme ausalt, labaselt ka. Sa mõtled Kalevi, jah, ma olin koha peal. Ja see oli ka huumorkuubis. No jah, et selles mõttes ja, et need sestid seal mõned olid jah, et noh, natukene mitte, ma ei taha öelda, et noh, palju, et vaadates, mis seal Kreekas igal pool toimub, et noh, siis see nagu, aga lihtsalt eestlased ei ole veel harjunud, no mina telekast, kes ma vaatan. Kaine olid. Ei noh, muidugi. Selle pärast ei olnud vaata Kaine. Ei, aga selles mõttes küll, et seda intriigi ja seda on korralikult. Hermet ju ütles jah, et seal 3-0 võtame ja Rainbock oli ka, et miks me peaks nagu vähemaga leppima, vaata ja noh, ei tulnud seda 3-0 ja juba päevad nagu kui sa nagu praegu siia selle treeneri jutu peale tulid korra, siis tahtsingi sult küsida tegelikult, kodus valmistusin natuke, mõtlesin selle asja peale. Kui Kalev ei võtta tiitlit, kas Rainbock jätkab? Ei. Arvad ei või? Okay. No ta ei saanud muidugi seda meeskonda komplekteerida, küll aga ta oli selle meeskonna juures on olnud juba 3-4 aastat abitreener. Ja ei, seda küll. No okei, samas teine asi ongi see, et turuseis on selline, et nagu keda sa sinna asemele päriselt tood on ju. No üks võimalus on tuua Brett Nõmm on ju. Täpselt sama mõte. Raplast maksta kenake summa Raplale. Teha võib-olla vahetustehing, treenerite vahetus, ei ma ei tea. Kalevi standardid on nii kõrged, ilmselgelt, sest sa oledki viimasest põhimõtteliselt 10 tiitlist ju 9 võitnud. Jah, aga nüüd nagu... Aga turg on samas, noh, mu esimene emotsioon on see, et ei jätka, aga kui ma hakkan mõtlema, et ega turul ju tegelikult nagu niimoodi pakkuda ei ole, keda tuua, kui just sa ei too välismaa treenerit, aga teades Kalevi rahalist seisu, siis ma ei usu, et nad välismaa treenerit toovad. Vähemalt nii palju, kui ma lugenud olen või kuulnud olen, siis järgmine hooaeg ikkagi tõmmatakse seda eelarvet ka natukene vist tagasi poole. No Kalevil on olnud sinna probleem, et neil oli ju, et selle mingite mängijate toomisega, et nad pidid lisaraha ju vahepeal otsima, ühesõnaga ega see Eesti klubi... No see ei ole lihtne. Ei ole see lihtne, me ju ise ka Jaak Karbilt kuulsime seda samamoodi, see on ju üks põhjus, mis ta ütles ka, miks ta ameti maha paneb ju. Et seda lihtsalt, et ta tahaks teha rohkem, aga nende vahenditega ta ei saa ja see sööb seest ja ta ei taha seda rohkem, et see sööb. Jaa, ei muidugi, aru saada, et sa oled nii pikalt teinud ka vaata, et siis see tundub nagu seisaks paigal. Aga jah, et nüüd kui ma esimese emotsiooni nagu maha ära saan, siis ma arvan tegelikult, et ikkagi jätkab. Esimene emotsioon, kui sa mõtled lihtsalt, et Kalev kaotab finaali, siis sa mõtled, et okei, ta ei jätka. No jah, aga mina ikkagi ütleme ausalt jätaks alles vahet ei ole, mis juhtub, sest et siis ta saab ise ka nagu ikkagi seda oma nägemus siis veel või oma nagu, noh, ütleme siis oma visioonis mängeid tuua või noh, kelle ta tahaks. Saab mängeid tuua ja saab võib-olla suvel on aega, et see nagu võib-olla, vaata praegu on ka, tegelikult on näha ikkagi, et noh, kuna hooaja keskel see vahetus toimus, siis mis hooaja keskel, siin hooaja lõpufaasis tegelikult, siis tegelikult ega neid, ütleme, Heiko Rannula nüansse sealt mängustiilist ja mängust ei ole väga nagu nii-öelda palju välja võetud, ilmselgelt sa ei saa neid asju on ju, aga kindlasti suvel on ju Rainbocki laega, et oma käe järgi ehitada üles rünnak, ehitada üles kaitse ja nagu võtta kõik nagu detailideks lahti, et kindlasti mingid asjad teetab alles, ma olen 100% kindel. No mingid väiksed asjad on juba praegu muutunud, aga sa ei saa suuri asju muuta sellisel hetkel. Ja no ise asi olenebki, et kuidas see asi läheb, et kas seal on vaja midagi muuta, ja siis teine mäng, noh, kui me lähme seal teise mängu, sa ütlesid ka, et teise mängu on sestid on ju, et noh, selles mõttes ma olin koha peal
no tegelikult ikka tegelikult Kalevi fänne nagu neid ei olnud palju, aga atmosfäär oli nagu ikka mega, peaaegu 2500 inimest on ju, trepid olid täis peaaegu ja nagu see atmosfäär, mis nagu loodi publiku poolt ka nagu ise ka, et see oli nagu reaalselt reitsilt võimas, et mul oli kananahk nagu juhul, et tollel hetkel seal kui ikka oli, et vahepeal juba läks õhk välja, vaata, et seis oli, mis see oli, vist 18-ga taga, on ju, ja vaikselt läks, aga siis sealt tuli vist, äkki oli Paasoja 3 või oli Vladi oma, ma ei mäleta kumb, minu arust oli Paasoja, Paasoja on loogilisem ka, ta pani too mäng 28 punkti, aga tuli too 3, siis seal üle välja kaitsega sealt Tartu sai mitu nagu vahelt lõiget. Hugo Toom sai ebasportliku oma küünarnuki löögi eest ja nagu kuidagi hakkas see lumepall järjest veerema ja siis lõpuks Lipsul ei olnud kõige parem viskepäev, aga selle kõige nii-öelda vajalikuma viske pani kotti, aga Kauskiainen jah, see mees on näidanud ikkagi, et see on ikkagi suurte mängude mees. Jaa, muidugi, aga lihtsalt ma mõtlengi, et tegelikult see lumepall hakkas veerema, aga siis see oli ka päris huvitav, et Kalev nagu reaalselt tekkiski, mis on loogiline, viib raha sisse nagu. Paanika tekkis jah, et ei saanud seda veritsust pidama nagu, et oli küll. Plaastrit ei saanud haava peale. Jah, seal plaastrit ei oleks piisanud. See oleks õmblema hakkama. Skutiga tõmba. Aga seal oli ju, see oli nagu, näha oli selles mõttes, et Hermet ju seal ikkagi pani ühe väga lihtsa lay-upi, pani mööda, sai küll ründelaua, pani tolle sisse, aga pani tolle mööda, vabakad lõpus pani 2-1, ta ütles ise ka intervjuus, et ta mõtles, et tal see trummikile kõrvas, et see läheb nagu katki, vaata. No siis see oli ikka rets. aga see on vägev ei, see oli reaalselt, see oli ilmselt Tartu mängudest, ma arvan viimase 5 hooaja Tartu mängudest parim mäng, kus ma käinud olen, nagu just selle atmosfääri koha ei muidugi nagu, et lihtsalt eelmisel aastal oli see teine mäng, kus nad kaotasid ka, tolle aasta Kalev oli muidugi väga võimas, eelmise aasta Kalev, et seal Šungud ja kõik asjad on ju. Aga seal ka nagu selles mõttes atmosfäär oli mega, on ju, 5- tegi vaheajal ja mängu alguses ja vaheajal show'd on ju värki ja selles mõttes pani nagu oli mõnus emotsioon üleval, aga selle hooaja nagu Tartu tiim ikkagi on siuke ja tegelikult isegi meie oleme ka olnud siin, ütleme siis need mehed, kes on öelnud Hendri kohta, et ta nagu ei taha. Mina sain nüüd Kuusma ütlustest aru, et ta ei ole täitsa 100%, et tal on mingi asi on vigastus, sest ta, Janar Soo ütles sama, mis nagu meie ütlesime, et tundub nagu ta ei tahaks või nagu ta ei viidi, et tahaks nagu koju ära minna. Ja see, kehakeel, ongi see, et kehakeele järgi saad, et aga meie ei tea, mis tagatugust toimub, aga siis Kuusma ju ütles ka, et tervitused Janar Soole, et kes, et enne võiks küsida, et kui sa minu mängijate kohta ütled, et nad ei taha, et võib-olla neil on mingid teised mured, vaata. Et ma eeldan sellest ja võtan sellest vihjest välja seda, et Jalen Henry ei ole 100%, küll aga teises mängus mängis väga hästi minu arust. Tema ka ju 2-3-st andsid hoogu juurde, mis ta seal pani. Minust oli vist äkki punktidelt äkki teine mees, kes oli 16 punkti, mul praegu boxscore ei ole aga igastest 2-3-st ta seal järjest pani sama koha pealt, 3. pani ka, aga ta oleks ette rõnksi napilt. Ja selles mõttes seal mängus ei jäänud küll nagu midagi, ma nägin, ei jäänud küll minu arust midagi tahtmas, kuidagi kehakeel oli ka teine, aga ma arvan, et veidike tundub, et nagu seesama kodupublik, et kuna seal oli nii rets kodupublik on ju, siis see adrenaliin toidab, vaata, ja siis ma ei tea, kui on mingi valu või mis iganes asi, siis see nagu kaob kuklast ära, et tuleb tagasi alles siis, kui ei, aga sellest mul on sellest väga hea meel, et see 1-1 on, et siis on mõlemad meeskonnad saavad kindlasti vähemalt ühe mängu veel kodus mängida, et see on nagu väga-väga kõva ja ega ei saa jätta rääkimata ka sellest kõige kurvemast ja sellest elevandist siin toas, ehk siis kahjuks siis sul elevant siin kuskil mul ei ole kui sa ennast just elevandina ei defineeri okay. aga Stefan Vaaksis
Stefan Vaksi siis vigastus, 4 kuud väljas, pidi vist see nädal pidi tulema teada, et kas vajab ka kirurgilist sekkumist. 4 kuud väljas, EM-iga jokk. Aga kõige rohkem, nägid, kui nagu oli, ma nägin seda vigastust niimoodi, ma olin Tartu Ülikooli pingi taga, vaata, istusin. Ja seal samas Tartu Ülikooli, vaata, korvi all, seal see toimus, või tähendab siis nagu rünnaku mõttes, ja seal see toimus, ja siis põhimõtteliselt tipp sealt nagu kukkus siis kuklaga siis Vaksi põlve peale ja alguses ütlen ausalt, ei tundunud nagu kõige hullem olukord, sest tipsul ei olnud nagu, ei tundunud nii suur hoog sees olevat, alguses ei tundunud nii hull, aga nii kui ta hakkas seda nagu põlve kuidagi, ütleme niimoodi, et nii kui ta nagu 3 sekundiks ma nagu nägin, et ta nagu tõmbas endale särgi näo, et ja läks, vaata, siis mul oli nagu okei, see on ikkagi tõsisem, kui see päriselt nagu tundub, vaata. Ja lõpuks oligi see, et mees ju rohkem tagasi tulnud ja Lehismets siis talutas ta riietusruumi. Et selles mõttes ikka väga kahju, sest et ta oli esimeses mängus ka, et ega tal ei olnud kõige parem mäng, aga siin mingi hetk pani ka kontserdi püsti, tõi siin 10 punkti järjest, või palju ta tõi, et Kalevi jaoks esiteks väga vajalik mees, teiseks koondise jaoks, aga kolmandaks just see, et noore mehena ma ütleks niimoodi, et jumal tänatud, et see ei olnud ikkagi see kõige hullem põlvevigastus, mis olla saab, et kus ta on nüüd terve aasta väljas, on ju. Selles mõttes õnneks neid USA-sse mineku ja neid asju ikkagi kriipsu peale ei tõmba. Et ei ole terve aasta väljas, et õnneks ainult 4 kuud. Et EM-ist on muidugi kahju, sest ta oleks kindlasti koosseisus olnud. Arvestades meie tagaliini praegust seisu. ja arvestades üldse Kalevi seal tagaliinis nüüd Kalevil ka täpselt, et Torbek, Kaukiaineni kõige suurem probleem on see, et mehele meeldib jube, nagu kuna ta kehaliselt ei ole nagu kõige tugev. Suurem ja kõige võimekam, nagu kõige atleetlikum mees, ta on väga tark mängumees, aga lihtsalt ei ole antud nii füüsilisi omadusi siis. Jah, täpselt, et siis lihtsalt aeg-ajalt ta saab väga nagu siuksi kergeid vigu, aga need ei ole isegi nagu vead sellepärast, et ta okei, võib-olla mõnes kohas tõesti, kus võiks jätta mingi käe välja panemata, mis iganes, aga suurem osa ajast on lihtsalt vead sellepärast, et ta lihtsalt nagu jääb nõrgaks ja siis ta nagu üritab seda kuidagi kompenseerida, ta saab need vead sealt. Et see on see ilmselt üks Kalevi kõige suurem probleem, et kuidas Kalevi üks kõige suuremaid küsimusi nii-öelda homseks mänguks ja ülejäänud seeriaks ka, et kuidas vältida seda, et Kaukiainen saaks neid vigu. Kui mina oleks Tartus, mina pidevalt ründaks teda, otsiks tema vastu neid mismatche, aga Kalevil on just see, et mõnes mõttes nagu tehakse, võib-olla Pariisis tehakse shortsiga, et kuidas teda nagu kaitses ära katta põhimõtteliselt, et kuidas ülejäänud 4 meest toetavad. Sest see tagaliin, kui sa praegu mõtled, seal on Kaukiainen, ei ole kõige suurem kaitse virtuaas on Torbek, kes on ikkagi Eesti-Läti liiga siiamaani parim kaitse, et tulebki. Teises mängust oli 2 olukorda, kus vist oli Henry ja El Sheikh vaatasid, et mingi Torbek, vaata, mingi väike mees, vaata, siuke 25 senti lühem must, ma võtan selge ees ette, vaata. Ei, nagu Torbek mõlemad korrad sealt võttis palli ära lihtsalt ja nagu sai kätte ja tal on keha ja kõik jalad nii tugevad, vaata, et ta tuleb nagu vastu võtta seda. Ja minu arust kõige naljakam, kuna ma istusin seda Tartu pingi taga, siis ma nägin, kuidas Kuusma ütles, et sa näed, et see on Torbek vastas, ära võta teda üks selge, nagu sa ei saa seda võtta. Et minule tundus see sõnum sealt olevat, see oli nii naljakas, kui sa nagu mõtled, aga ta on Eesti-Läti liiga praegu parim paitsed, see Rottweiler nagu öeldakse. Ja tagaliinis Pökler, kes ei ole ka tegelikult kõige kõvem kaitsemees, ta tegi ka suht kiirelt vigu, ta sai seal küll mingit vahelda, ta tegelikult päris hästi sekkus teises mängu. Aga on, et seal tagaliinis ja Kurbas. Kurbas on pigem ikkagi ääremängija rohkem, aga täitsa võimalik, et ta peab teda kasutama seal number 2. Ma mõtlen, et seal ei ole neid valikuid nii palju, et ja ütlen ausalt, ega nüüd on minu jaoks kõik võtmed nüüd Tartu käes ka, et
ma ütleks niimoodi tegelikult, et Kalevi tagaliin oli ilmselgelt tugevam enne seeriat, nüüd on kahjuks väga halbadel põhjustel, aga ta on nüüd võrdsustunud, see tagaliini võitlus, sest tegelikult kui me võtame Tartu tagaliini, siis kaitse mõttes, ega seal ka mingeid ulmelisi nii-öelda virtuoos ei ole, Paasoja võib olla väga hea kaitsemäng, aga ta iga mäng ei ole, rünnaku poole pealt oligi esimene mäng võttis Vlad hästi palju enda peale ja seal oli ka väga targasti mängujoonis ju tegelikult üles ehitatud, et nii kui Torbekust mööda saadi, aga nii hakati lahendama kohe, otsiti lahendust kohe, et ei lastud Torbekul nagu tagasi nagu mängu tulla. Teine mäng ju Paasoja, nagu öeldud, sai 28 punkti, üks Eesti kate finaali, üks eestlase poolt, üks nii-öelda parimaid viskemänge. Ja kahtlemata. Vist oli, et Mustmärkmik postitas, ma ei mäleta. Keegi oli 30 pann ja keegi oli 29. Paasoja oli 3. ühesõnaga. Finaali nagu eestlastest visatud finaalipunktidega nagu ühes mängus. Ja tegelikult minu jaoks, kes on Tartu poolt, tegelikult üllatus on olnud Giedraitis, keda me oleme ka öelnud, et ta nagu jääb aeglaseks ja vahepeal ja nagu kuidagi füüsiliselt just, et aga on ka väga tublit mänginud, on hakanud viskeid kotti viskama, sest minul oli ka, me jõuame Euroliiga juurde ka, aga tolle mehega oli mul ka kunagi niimoodi, mul oli niisugune tunne, ma ei näinud ühtegi viset, kui ta kunagi nagu sisse viskas, ma nägin alati ainult mööda viskeid. Siis Giedraitisega oli mul sama tunne olnud, aga nüüd ta on ta on ikkagi leedukas, ta peab ikka sisse ka viskama, see ei ole võimalik, et ta mööda viskab. Et kes on seal Euroliigas? Devon Hall oli kunagi, kui ta Milanis mängis. Okay. Siis nüüd, kui sa Final Fouri peale mõtled, on naljakas mõelda, eks ole, või nagu see hooaeg oli üldiselt, aga kui ta Milanis mängis, siis oli reaalselt siuke tunne, et nagu kogu aeg see Milan on nagu see on. No jah, Messina käe all võib-olla ei kukugi need viskid sisse. aga tagasi tulles siis selle Eesti finaali juurde, siis ma olen selle koha pealt suures osas suga nõus, et Tartu eesliin on niigi tugevam, sest et Tapee, Hermet, Meiersit ta üldse ei kasuta, võib-olla isegi nüüd peab hakkama, aga ja keegi, kes võib-olla Miska tegelikult Miska on ka üllatanud tegelikult esimeses kahes mängus, et siin 3 tagant näitas päris kindlat kätt, et minust Tartu vastu teine mäng pani 2 tükki isegi. Vist oli jah. Et tema ja siis mõtlen, et keegi mul oli veel, tahtsin Hugo Toomi välja tuua ka, et esiteks, kui me EM-ile saame, siis ma loodan, et me hakkame, kui Hugo Toom mängu saab ja korvi viskab, siis me hakkame seda tema nimelist laulu laulma. Me Tarviga tõmbame 5 ülesse. Jah, muidugi. aga selles mõttes teises mängus ikkagi ma ütleks niimoodi, et tema oli Kalevi poole pealt see jokker, kus ikkagi esiteks mina ei ole teda ei ole nagu kunagi ulmelise viskajana vaatanud, aga kolmeseid, kas või 2 või 3 tükki lausa ja väga hästi läbimurdeid ja ta on ikkagi alati siuke võitluse mees olnud. Mustatöö tegi ka natuke ikkagi. Aga täitsa, kui niimoodi jätkab, siis võiks olla üks finaali MVP kandidaat ja miks mitte minu jaoks, et võib-olla Kaukiainen loomulikult Kalevi ja Hermet on Kalevi poole pealt loomulikult need esimene, aga Toom ikkagi ütleme nii, et täitis selle eelmises mängus vähemalt täitis selle tühimiku rünnaku ära. No Hermet muidugi teine mäng ka ikkagi ei tulnud, oli see esimene mäng või? Ei mäleta. Vissete mõttes olid tal mõlemad mängud suht nagu kehvad, aga ta on mõlemas mängus vist üle 10, ma ei mäleta, kas esimene mäng sai, aga eelmine, nüüd see teine mäng oli 17 punkti 8 lauda, kui ma õigesti mäletan. See sama intervjuu, kus oli, siis seal mul on kuidagi meeles võib-olla pilt mäluga, et oli vist kirjas 17 punkti 8 lauda, aga ta oli ka see, et ta pani mingeid lihtsaid viskeid pani nagu mööda, oligi see üks näide, mis ma tõin, et õnneks ta sai selle ründelaua, aga nagu kui ta oleks selle lay-upi niimoodi mööda pannud, et nagu ta ei saanud seda ründelauda, see oleks ikka nagu jube olnud. Ja nagu neid olukordi on, et selles mõttes ma üle aastate tõesti samamoodi olen põnevil Eesti Tallinn versus Tartu lahing üle, et nagu aega läks, aga asja sai ja loodame, et see nüüd jätkub ka, et selles mõttes loodame, et see jääbki püsima. Jaa, täpselt, seda ma mõtlesingi täpselt, et ja veel, mis näitab võib-olla siis Eesti korvpallibuumi, siis nüüd homne 3. mäng toimub siis Unibet Arenal.
ehk siis ja seal juba nüüd pandi teine tasand pandi ka veel müüki, ehk siis saal täis no ma ei tea, saadaks äkki mingi üle 6000 klemmi sinna kokku tõesti on ju. Äge oleks. Äge oleks, aga on, tundub, et kellelegi ei meeldi see jutt, mis me räägime. Jah, puuritakse siin, aga saame hakkama, jah. Aga jah, et selles mõttes küll. Korra pronksiseeria juurde ka tulles, siis mis sa nagu tähele oled pannud, mis on pronksiseeria? Ma siin nüüd ise alustasin. Okay. Teeme nüüd vastupidi. Ma natuke pean meenutama kohe, ma natuke varem ka vaatan, ma pean veits meenutama. No minu jaoks on see aasta ikkagi veider, kuidas Eestis see kodumängud ikkagi nagu nii palju rolli mängivad, et mul ei ole meeles, et ükski aasta nii hullult oleks olnud. Raplal on kuidagi see ikkagi väga nagu sees, et viimane võõrsil võit tuli vist oli 12. märts äkki või? Et 2,5 kuud põhimõtteliselt ilma... Ja nüüd viimane mäng on ka võõrsil. Viimane mäng on ka võõrsil täna, jah. Viimane aeg ära võtta. Ja täpselt, et selles mõttes on, et Taltechi poole pealt, nüüd Metsalu sai ka vigastada, aga kes on väga hästi ju Metsalu tegelikult koha ära täitnud, on Sim-Marten Saadi. Et tema on väga hästi tulnud, tema ju järgmine aasta on USAsse minemas, aga tuli siin hooaja alguse, tegi Taltechi kaasa, siis tal sai siin vahepealse prep school või ma ei tea, ei ole USA terminoloogiat ega 100% kirja, nagu ei ole 100% sõna peal, aga igatahes see sai läbi ja siis ta tuli nüüd hooaja lõpuks uuesti Taltechi, nagu et see oli kindel plaan, see oli alati niimoodi plaanis olnud ja selles mõttes tema nagu on siin viimased nüüd 2 mängu ikkagi väga hästi tegutsenud. Jah, et mul on, ütleme niimoodi, et mõlemad, kuidagi raske nagu seda 5. mängu nagu ennustada selle koha pealt, et mõlemad meeskonnad on mulle väga sümpaatsed, mulle väga meeldib mõlema meeskonna stiil. Raplaga on see side võib natukene tihedam, lihtsalt selle kõige toreda pärast, mis nagu tehtud sai on ju. Et nagu jah, ja ausalt öeldes tegelikult on raske öelda isegi ka mulle, et ma loodan ainult ühte asja, et see 3. koha mäng ei tule nagu üle sõitmine, nagu siin 5. mängud on olnud, et Tartu võttis ju Taltechi 30-ga, Rapla võttis Pärnut 5. mängus, et see on ainult asi, mida ma loodan. Ega neil siin Taltechil ja Raplal endalgi ju kas esimene mäng kohe, kui isegi Taltechi fänne ei olnud, läks ikka Raplal väga aiala. Mõlemad mängud tegelikult on, võõrsil mängud on olnud sellised, et ma ei saa isegi nagu sellest fenomenist, ma ei saa aru, ma ise ka mõtlesin veits, et ei tea, et kas seal on nagu rutiinis midagi, et see bussisõit ei ole on ju pikk, aga võib-olla selles nagu mängupäeva rutiinis just võõrsil mängul on miski, mis nagu meestega on, või siis nagu Tormi Niits ka ütles ju, et pooled Rapla mehed mängivad valuvaigistite peal selles nende Hermeti ja Postiga podcastis, mis nad teevad. Et pooled mehed mängivad valuvaigistite peal. Et selles mõttes, et seesama, et kas kodusaalis siis, kuna see publik on nii toetus, on nii tugev ja nii suur ja nii kõva. Adrikas tuleb üles, et ja seega see valu nagu kaob peast ära või ei jah, selles suhtes on täitsa huvitav lihtsalt, ongi minu jaoks on see, et need võõrsimängud on ikkagi, on see nii-öelda mõlemal poolel. Jah, et on nagu korra välja läinud või ongi, et siin on ikkagi need 20-sed vahed isegi olnud, et jah, Rapla viimane kodumäng oli väga emotsionaalne juba parvada mainitud ka, et Jaak Karbi viimane kodumäng, ma arvan, meie poolt ka kindlasti esiteks oli suur au ja äge võimalus, et nüüd tollel hetkel meie ei teadnud seda ju. Aga nüüd kui ma tagasi vaatan, siis kui me küsisime Jaakult selle küsimuse ka, et selle eurode ja selle vastu ütles ka, et issand, et selle peale ma olen nii pikalt nagu mõelnud ja kõike tahaks tahtnud teha, vaata, siis nüüd mõtled, et nagu andis vihje? Ma ei tea, aga nagu selles mõttes hakkad lugema välja asju tegelikult võib-olla sealt, kus neid ei olnud, aga ta tegelikult ütles ka, et tal oli paar korda see juba mõte nagu läbi käinud, on ju. Ja ikkagi mees on ikka väga asjaga 23 aastat selles mõttes ja eks siis näis, kes see uus Rapla nii-öelda manager saab olema, loodan, et seal kindlasti ju Jaak pidi ka abiks olema valimisel ja ei loodame, et ikkagi jah, et midagi halvemus suunas ei lähe, et ikka paremas suunas, et see Rapla kuidagi nüüd ära ei kao või ma ei tea et ära ikka ei kao, aga lihtsalt ma loodan vähemalt mine sullu tea,
aga loodame ja aitäh selles mõttes ikkagi Jaagule kõikide nende tehtud töö eest ikkagi Raplajas, et selles mõttes nii pikalt tehtud sellises kogukonnas ja veetud seda asja ja tahetud nagu aetud ja noh, võimas lihtsalt, ikka võimas, et selliste inimeste peal tegelikult see Eesti korvpall ju üleval elab. Õnneks või kahjuks elab et siin et noh, kui ma ei tea, kui need inimesed ära kukuks, et noh, mis siis nagu saama hakkab, siis on pekkis, et aga jõudu ja jaksu edaspidi ka ja siis ootame jah, et ma ikkagi süda on sinna poole, et nagu TalTechi nagu mängustiil ja mänged ja kõik väga nagu meeldib, aga süda on ikka sinna poole, et nagu viimane hooaeg, et nagu Jaak võiks selle pronksi ikka saada. Võiks saada, jah. Et mitte midagi TalTechi vastu, aga lihtsalt kuidagi ilus story ending oleks sinna. No muidugi, ei, ma olen suke 100% nõus, et isegi 200, et kui tooks ikkagi Jaagul selle viimase pronksi. Jah, et see oleks nagu eriti. Muidugi kahju on see, et see viimane nüüd ei ole just ise kodusaalis, et see oleks veel eriti. See oleks eriti emotsionaalne. Noh jah, et ärme siis nagu võtame seda, mida saame ja selles mõttes ei ole midagi hullu, okei. Aga jah, Eestis siis ikkagi veel põnevad asjad toimumas, aga ma arvan, lähme siis tegelikult siis ka Euroliiga juurde, mis siis eile sai oma kulminatsiooni lõpu, tegelikult see nüüd peab 5 kuud ootama lihtsalt uut hooaega, nagu mis ma teen oma eluga? No vaata, mis sa teed, EM tuleb. No see aasta on. Jah, aga ei, no tegelikult oli see vast hooaeg. No see oli ikka Norm-Ameerika mäed. Et see, ütlen ausalt, ei uskunud, et Monaco nagu nii No kui sa enne ütlesid, et saad tuhka pahe rahputada, siis nüüd me saame nagu mõlemad ikka ämbriga vaata. Jah, aga lootame siis sellega, et ma arvan, et ma arvan, 99% inimestest. Tahtsin midagi sellist samal, aga päris 99% mitte, 90%. Jah, Monaco fännid, jah. Jah, et aga jah, et see... Ma tõesti ei näinud seda. Ei, ma ka mitte, et kuidas see ära lagunemine ikkagi olümpiaakosel... No selles mõttes see kaitse, mis nagu Monaco... Ma tahtsin samal, et Monaco kaitse oli ka suke, et joppen puhna. Nagu siin tehti see Kalevil oli see Rottweileri kampaania, et oligi siuke nagu tunne, vaata, et oligi, mis oli see resultatiivsete söötude number on ju täiesti nagu ma ei tea, ühesõnaga väga-väga madal olümpiaakose kohta, meeskonna kohta, kes jagab kõige rohkem resultatiivseid sööte liigas. 300% me vaatasime enne EPI salvestamist üle 18,5%. 28-st, kas oli 5 või? Et need ei leitud Vesenkovile, ei leitud vabu kohti. Spanulis teadis, kuna Spanulis on Bartsokase käe, ma mõtlesin selle peale, kusjuures enne Final Fouri algus ma mõtlesin ka selle peale, et Spanulis on tegelikult mänginud ju Bartsokase käe all. Ta teab tema süsteemi tegelikult ikka ilmselt läbi ja lõhki. Et ja hakkasin mõtlema, et pekki, et kui on üks vend, kes võib selle asja läbi ammustada, siis on tegelikult Spanulis. Jah, aga ikkagi nüüd jälle sulle veel üks küsimus siit poolt Bartsokas siis, kas nüüd on Aidave? Jällegi esimene emotsioon on see, et jah, aga kui ma mõtlen jällegi nagu, ma mõtlen turule, keda sul tuua oleks, üks mees tegelikult, keda seostatakse küll praegu Barssaga ja kes kindlalt ju Pariisist on ära minna, Thiago Splitter, noor treener, ma arvan, siin nii mõningatele meestele sobiks väga hästi. Vabandust. ja selles mõttes tema on, kui ma mõtlen ka praegu, siis mul ei tule tegelikult ühtegi siukest nagu treenerit pähe, kes nagu võiks talle selle nii-öelda keebi üle võtta. Et ma ei tea, mõtlesin korra Aituudis, tema on seal Hapoelis, kes tuleb uuel ajal Euroliigasse. Et ei ole sellist tegelikult A-klassi treenerit praegu vist turul. Ja, selles mina, et on ikkagi see, et Bartsokas aeg võiks nagu ümber saada, et sa oled ikkagi, ta on nii pikalt olnud seal juba, et ja keda tuua, jah, see on ikkagi raske küsimus loomulikult, õnneks meie neid otsust tegema ei pea, aga näiteks aga näiteks ka ma ise olen sellele mõelnud, et aga miks mitte see on võib-olla natuke ulme, aga ütleme, et ma ei tea, võta kas või Tenerifel on ju, mängib üli hästi Hispaania liigas, et näiteks sealt või et sa ei pea ju täitsa A-klassi, ütleme, kes on siis juba ennast tõestanud, et sa võid, muidugi minna katsetama, aga ma ei usu seda. Olümpiaakose koha pealt ongi see, et kuna see sats on tegelikult see, mul on tunne, et selle meeskonna ajaaken on veel järgmised 2 aastat, sest et Fournieril hakkab vanus peale tulema,
noh, sellepärast ju Euroopasse tegelikult tuli, et seal järjest on tegelikult mehi, kellel hakkab nagu vanus peale tulema. Noh, Papa-Nikolau on eriti nagu siuke. Jah, et seal hakkab nagu see vanus nagu peale tulema, et see ajaaken on siuke 2 aastat, et siis sa võib-olla ei saa katsetada selle peatreeneriga. Et selles mõttes. Aga no. Ma arvan, et Bartsokasele antakse veel 1 hooaeg. Okay. Ma kuidagi sisetunne ütleb, et 1 hooaeg. No jah, ma ikkagi, ta on ikka päris pikalt olnud ja ei, sellest ta on nagu, kuidas ma ütlen, ta on nagu täiesti tasemel, noh, ikkagi peaaegu lõpuni välja jõudnud, aga ikkagi ei ole ju nüüd ei ole hiile täppi pandud. Jah, täpselt, et viimased hooajad, et noh, ei tea, see on päris põnev, noh. Selles mõttes lähebki läheb jah, see nagu hooaeg läheb huvitavaks. Ma ise nagu arvan jah, et Bartsokas, samas vaadates ka, kuidas nagu mängijad temast räägivad, välja arvatud Tyler Dorsey, siis kuidas kõik teised mängijad temast räägivad, siis mulle tundub, et mängijad nagu nii-öelda kaitsevad tema seljatagust, on tema nagu selles mõttes, et mulle tundub, et see võiks, ma arvan, et seal peaks tegema mingeid nagu, mingeid selliseid nagu meeskonna muudatusi, nagu just meeskonna nagu nii-öelda noh, selles nii-öelda komplekteerituse mõttes kindlasti ja praegusel hetkel ju vähemalt üks on, ma ei tea, see ei ole veel ametlik olnud, aga üks on välja hõisatud, et siis Tyson Ward, ka Pariisi mees on liitumas siis Olümpiakosega ja tema on tegelikult täpselt tüpaaliselt siuke mängija, keda sul vaja on. Ta on siuke Diallo, Blossom game segu. Ma tahtsin öelda tüpaasiga lihtsalt nagu selline sarnane mäng, et tal on väga hea kolmene ju, ta on siin koputan 4-5 tükki ühes mängus. Samas noh, vajadusel võib ka läbi murda, aga tema kõige suurem kasutegur tuleb kaitses ja see oli see, mis mulle tegelikult tundus, et Olümpiakosel jäi kõige rohkem puudu, oli nendes ääremängijate kaitse, ehk siis Papa-Nikolau, Sasa ei ole kaitses kõige kõvem virtuaas, me teame seda ja noh, Peters ka on ju. Et seal jäi nagu mulle tundus kõige rohkem puudu, et kindlasti nagu tuleb vaatama hakata, noh, lisaks ongi Olümpiakos praegu, noh, ongi jällegi viimased uudised, mis on, et Williams Koss Salgerisse ja Moses Wright, mõlemad Salgerisse olid vähemalt viimased, kas need nagu kas ikka tõel, noh, 100% on see. No Fournier ütles, et ei lähe see Williams Koss kuhugi, et pannakse käeraudadega kinni ja kusjuures tegelikult eile, kui ma siin meie sõpradega vaatasin siis finaali, siis ma veel käisin siukse hullu mõtte ka välja, et aga sa rumasse kätte ära Feneriga, et äkki nüüd Olümpiakosesse. Aga kuna ta on ikkagi endine Panathinaikose mängija, et siis ta pigem ei ole ka Olümpiakosega vaata mingit sidet. Et üks nimi, kes nagu mulle näiteks, ma mõtlesin Spanoulis. Spanoulis on mõlemas mänginud, ta on mänginud nii Olümpiakoses kui ka Panathinaikos on ju Saarasega koos nad 2009 võitsid selle Panathinaikosega tiitli on ju, et tema on nagu mõlemas mänginud, aga noh, meie ikkagi mäletame teda rohkem Olümpiakose aegadest ja selles mõttes tema oleks, aga arvestades, kuidas tal Monacoga läks, Monaco siin pikendas Dialloga lepingut, pikendas Traselliga lepingut, et ja seal ilmselt ka komplekteeritakse seda, Papajannis on ära minemas, et ta saab korvi alla mehi, keda ta tahab, sest lõpus ta Papajannist ja ju Montejunas on isegi koos siis. Ja ei, ma arvan, et selle mehel on ka minek. Need ei jätka seal, et selles mõttes ta saab nagu komplekteerida ka natukene rohkem oma silma järgi, ma arvan, see korvialune on just ilmselt see, kuhu ta tahab kõige rohkem nagu, noh, Tais ja Tšaitee, ma ei kujuta ette, kui palju see Tšaitee tema nagu plasti mängumees on, vaata, et selles mõttes sellepärast, et ta on küll teistsuguse tüpaasiga, kui on Papajannis ja on Montejunas, aga samas ongi see, et võib-olla ta kasutas teda lihtsalt sellepärast, et kedagi oli vaja kasutada, noh, ma ei tea, vaata. Ja kes kõige paremini sobis. Jah, täpselt, et aga võib-olla ta jätab ta alles ka, et kindlasti seal ja eks siis, et ma arvan küll, et Monacos ta ikkagi jätkab, ma arvan, pikemat aega, et ma arvan, et praegu talle tundub talle, et see sobib, aga ma loodan kindlasti, et mingi hetk, et ta võtab selle Olümpiakose töökoha ka kunagi nagu nii-öelda. No ta on veel noor treener. Täpselt, et paari aasta pärast siin, et võib-olla. Jaa, no Monaco on
sellest suht rahakas klubi ka, et ega seal rahapatakaga vist väga seal vist väga hea, Euroliigal ka tuleb see, et asi vist nagu võrdsutsust, siis tuleb see limiit mingi. Noh, jah, salary cap öeldakse siis inglise keeles. Palga limiit siis. Ja täpselt, no siuke jah, et no seal üldse ju kaotatakse kolmas mäng nüüd ära, et nagu no vaadates seda kolmanda koha mängu eile no ma ei vaadanud, kahjuks ei näinud või õnneks vaadates seda, siis noh, selles mõttes ma arvan, mõistlik ära kaotada ka, et see, kuidas ikkagi no ütleme, kuidas seda mängiti veits nagu siuke all-star game'i vibe'iga oli, et noh, kaitset väga ei olnud ja noh, Peters pani 32 punkti ja noh, seal ikkagi pingimehed said mõllatama ja meie ikkagi ka ju mõtlesime siin, et noh, et kui palju selle sort siis mängib ja mis temaga saab. Ma mütsi hakkama sööma, aga jah. Mul on müts valmis. No jah. Panen pannile. No ma ei tea, võid keetana. Ei, tegelikult jah, ega sellest no ütleme niimoodi, et ega ta ei päästnud midagi. Ja ma tahtsin just sama öelda, et aga mänguminutid tuli ikka ohtralt. Ja no vaba visked. See ma üllatasin täitsa ära, vend pani 5-5 või 6-6 või mis tal oli ja seda oli, vaata need videod olid ka, kus ta harjutas seal OAK-l neid viskeid on ju. Et seda küll, et kui ta nüüd nagu selle vaba viske ka veel endale sai. No siis on pekki, siis ei ole vastast. Noh, varem sa saidki nagu vigadega, et ta sai küll mingi 250 vabaviset hooaja peale, ta pani nendest mingi 75 pani mööda või mingi 75-100 pani mööda tavaliselt nendest, et sa said nagu veaga pidurdada teda, kui ta nüüd vabakaid ka veel viskab hakkab, no tule taevas appi. Jaa. Et siis on nagu täitsa pekis. No siis ta langi ainult 3 veel puudu. Noh, jah, aga ta toda ka nagu toimetas seal OAK-l. No, ei, sellest minutid olid tal päris head ikkagi, ütleme ausalt, et jah, seal... et, no, et ja Pirr ka ikkagi tuli 19, et kolmanda koha mängud. Jah, et kindlasti ju nüüd siin varsti hakkab see Kreeka finaalseeria ka, noh see sama Panathinaikos Olümpiakose vahel. Et jällegi Atamanil üks käik ju juures, noh, et vägagi nagu selles mõttes vajalik ja kindlasti selle Kreeka sellel tuleb silma peal hoida. No jah, et ei muidugi, et ja vaadates, kuidas ikkagi siin olümpiaakuse staarid peale siis seda poolfinaali, Šasa kostutas üldse selle Instagrami konto veedetavalt ära. Taastas ära, taastas tagasi ka. Ja okei, aga ühesõnaga jah, ja siis ikkagi... Fournier oli täitsa murtud. Jah, et see võib... Ja ei muidugi, aga see võib ikka päris... No jah, nad on ikkagi sellest nii profid, et... Ma kusjuures mõtlen, et Bartsokase töökoht tegelikult võib isegi sõltuda sellest Kreeka liigast. Jaa, eile meil üks ühine sõber ütles ka samamoodi, et kõik oleneb, kas jõuavad või saavad. Kui too tuleb, siis ma arvan, et ei lasta. Kui too ei tule, siis tema võimalused, et ta jätkab, on väiksemad kindlasti. Ei, seda ka, ei, ma olen sellest nõus, aga lihtsalt jah, et tolles kindlasti hästi palju oleneb. Ja no väga huvitav on ikkagi see, et olümpiaakuse puhul ka, et just see korjal Foolgi, noh, kas jätkab või jätka? Mina jätkaks temaga. Mina ainukesed sellest triost, ainukene, kelle ma alles jätaks, oleks Milutino. Ma tegelikult oleks võinud ka Vraidi alles jätta. Ma arvan, tal oleks parem hooaeg olnud, kui ta ei oleks seda viirust tulnud. See bakter, mis ta 4 kuud teda väga pikalt ikkagi eemal hoidis. No tegelikult oli ime üldse, et ta tagasi tuli, sest et esimesed reportaasid olid, et ta ju terve hooaja jääb välja. Aga et selles mõttes, et ta tagasi tuli ja tegelikult ikkagi ka siin ikkagi pakkus mingitel hetkedel väga väärtuslikke minuteid ja tegi tegelikult, et ma isiklikult jah, Milutinov on kindlasti mees, kelle ma jätaks alles, aga sa pead leidma ütleme siis mängumehi. Milutinov on alati hooajast 10-15 mängud on vigane. See on viimase hooaja trend olnud kogu aeg. No jah, aga tamp on nii suur taga ka, et see on nii imestada. Sul ongi vaja siukest kolme tsentrit, ma ütleks Euroliigas praegusel hetkel, nagu tegelikult Panal, Gabriel ka ei mänginud nüüd viimane mäng, aga tegelikult Panal ju Gabriel, Lessort ja Jurtseven oli nagu selles mõttes praegusel hetkel nüüd tegelikult tuleks. Seda tegelikult Gabriel ei oleks, kui Lessort oleks terve. Terveks nagu nii-öelda ei oleks seda vigastust tunda. Jama tulnud jah, aga selles mõttes sul on vaja, ma ütleks niimoodi, et sul on vaja 2 väga tasemel tsentrit ja siis 3. tsentrit, kes nagu vajadusel täidaks selle koha ära, kui väga vaja on.
et siukest no on jah, su mõte on küll ilus ja kena, aga no kes see nagu mitte ei viitsiks, kes see tahaks nagu, et kuule, see Samu Toorov või mis see vend oli, see pani vapsi hästi. Ei, too pani hästi, jah. Too hakkab toimetama seal tsentri peal. No miks mitte, noh. Et lase ära see üks nendest, no ma arvan, et Plaiss kindlasti, jaa, et no seal on rohkem praegu tsentreid tõesti. Et Plaiss küll, aga võib-olla siis Gabriel ka või? Ma ei kujuta, eks näis, ma ei tea. Tal keda võib-olla juurde tuua ja suvi on tulekul. Jaa, täpselt, noh, et DJ Shortsi siis, et kui just NBA-s pakkumist ei tule, siis see mees peaks liituma Panathinaikosega, on viimased jällegi uudised. Kas Pana hakkab nagu selle palliga mängima siis? ma selle rünnaku pärast võib-olla isegi ei muretseks nii palju, ma muretsen selle kaitse pärast rohkem, et nagu me ütlesime, et Pariis suutis Shortsi nagu kaitses väga hästi ära peita, et ei saanud ulmeliselt nagu mismatche sealt kunagi, aga vaata, kui sul on Nunn ja Shorts nagu kaks siukest meest, vaata siis läheb nagu mismatchi kaitsmisega läheb nagu raskeks. Noh, Shorts tuleb, ma arvan, see Lorenzo Brownil on seal Tšaubak ka, ma arvan, ta ise ei taha ka seal juba jätkata. Ja ega Slokasel on ka vanus hakkab peale tulema. No Slokas ütles, et ega ta kaua enam ei mängi, aga ma arvan, et ta lõpetab Panaga. Ma ei usu, et enam kuhugi liigub. Ma ise vähemalt arvan. Aga selles mõttes küll. Aga noh, keegi, keda me veel ju maininud ei ole, ikkagi siis tänavuse aasta meistrid Istanbuli Fenerbahce tõesti. Ütlen ausalt, olen väga rahul. Sarunas sai oma kätte ja ikkagi üks mees juures, kes on nii treeneri kui ka mängijana. Ja nüüd selle uue, mitte formaadi, ikka formaadi vist, et see on esimene selle. Jah, me olekski vist saanud, kas me olekski saanud, vahet ei ole kumbaks võitnud, oleks saanud esimese sellise, sest et Spanulis ju ka, või uus formaat vist tuli aastast 2015, et Spanulis võitis olümpiaakosega ju enne seda võitis tiitli. Neid asju ma nii hästi ei tea kahjuks. Ühesõnaga jah, et mõlemal siis treeneril oli võimalus siis võimalik võtta nii-öelda oma mängija tiitlite kõrvale treeneri ka. Nad tegid ju, Spanulis tegi ju nalja ka, et siin mängueelsel pressikonverentsil laupäeval, et oli Jassikevitsusel oli enne öelnud, et tead, mis on kõige suurem probleem, et meie käes ei ole palli. Meie käes ei ole palli. Et see on see kõige suurem mure, et kõige suurem probleem, et meie ei saa seda palli mängida. Aga jah, et kui siia finaali juurde ikkagi tulla, siis esimene poolaeg võib-olla tekkiski siuke kartus, et Monaco nagu võtabki ära, et seal ikka üsna hästi mängisid ja nad isegi juhtisid seal vist pea 10 või oligi juba vähe. 8 vist äkki. 8 või 9 jah, et aga teisel poolel ikkagi Sarunas pani oma kõva kaitse peale ja oligi. Kolmas veerand oli veel võrdne, aga neljanda veerandi algus siis oli 11-0 spurt ja sealt enam tagasi ei tuldud. Ei tuldud, jah. Et no kes oli ju see mäng Jokker või no Jokker, aga kes Final Fouris üldse või? Ja Final Fouris, no mul oli üks teine mees korra mõttes, aga Final Fouri mõttes Jokker kindlasti mainitud korra juba Devon Hall on ju. Ma isegi Monaco mäng nii palju, aga rohkem see Panamäng, et minu jaoks ikkagi, et Panamängust ta ikkagi tõusis nagu ta tõusis Monaco mängus ka, aga minu jaoks ta isegi veel rohkem ei silma nagu Panamängust. Võib-olla tuleb, jah. Et see, kuidas ta ka Nunn ja Jamesi mõlemad, kuidas ta kaitses, kuidas ta oli, et minu silmis täielikult ennast nagu nii-öelda ümber sündinud mees, et nagu ma ütlesin, mina Milani aegades mäletan, et minul oli alati see tunne, et see vend viskas kogu aeg mööda lihtsalt. Nagu mingid vennad on, kuidas et sa vaatad mängu ja nagu sa ei näe ühtegi nagu sisse minevat viset venna poolt, ja siuke tunne ongi. Ja tema oli üks nendest, aga täielikult rehabiliteeris ennast ja selles mõttes väga... Mees on suurte mängude ees. No oligi, esimene mäng poolfinaal pani 18 punkti, Euroliiga rekord on 21 vennal. Et noh, selles mõttes ikkagi väga kõva. Ma isegi ütlen natukene ikkagi, et see MVP võeti ära talt, või nagu ei antud, okei, ma saan numbrite järgi, Ace Davis, aga ikkagi oleks võinud anda ma arvan, et kui oleks nagu Final Fouri MVP, minu arust see oli finaalide MVP ei olnud või oli Final Fouri MVP minu meelest vahet ei ole. Final Fouri kohta, ma arvan, 2 mängu peale ta oli ilmselt oleks võinud alla anda
aga selle finaalimäng, noh, tegelikult Hayes Davis ikkagi, et vabavisked vist oli 12-12 äkki, midagi siukest või 13, midagi, noh, niimoodi, Pirre 30, lauda võttis, kaitses mängis, noh, see, kuidas ta hüppas selle ühe palli järgi sinna ette ritta, on ju, noh, kõik siuksed väiksed nüansid, et ma arvan, et selles mõttes läks õigesse kohta, kui me mõtleme Final Fouri peale, siis ma võib-olla oleks ka Hallile andnud, kui me võtame tegelikult finaalimängu peale, siis ju finaali parim mängija ja minu finaali MVP oli tegelikult, keda ma tahtsin välja tuua, oli Marko Kuduric. Et tema ju lõpetas täielikult, tõmbas tuled kustu põhimõtteliselt. No see ikka seal juba kolmanda veerandi alguses pani ju põmps logolt ja ta pani vist, kas oli äkki 4 või 5 kolmest ja seal läbimurded ja nüüd tuli välja, just lugesin enne, kui alustasime salvestamist, et vend mängis puusavigastusega. Ehk siis Adreka pealt, noh. No täpselt, ehk siis nagu see mees ikkagi väärib kiitust ja väga-väga hästi, aga Fener et kusjuures oligi huvitav, et Monaco oli tegelikult mõlemad põhihooaja mängud võitnud, mul tuli kohe meelde seesama, kus Monaco võitis 30-ga Fener nagu võõrsil nii-öelda võitis ja ma mäletan, kuidas me tollel hetkel siunasime, et miks Sarunasel on see vahetav kaitse, et iga kord Melli jäi Okobo peale ja siis ta jäi Jamesi peale ja noh, sealt lihtsalt purjetati mööda, on ju. Siis noh, ma ei tea, mis see Melli siin paari kuuga nagu tegi, aga see, kuidas ka mehe ka poolfinaalis vaatasin, jäi Nanni või Granti või Slowka, kelle iganes peale, siis see, kuidas nagu jalad liikusid ja kuidas mees kaitset kui sa nagu tuletad meelde, kuidas see mees seal lõpus pingi peal oli, siis oli nagu nii, et Sarunas läks juba ka lohutama teda, et mees oli ikka täitsa nagu väike laps nutist. Emotsionaalne. Ei, muidugi, et no, eks see on sul ikkagi on siin peas kinni, et kuule, et see on sul tegu on finaaliga ja 2 mänguna. Jah, et 2017 ta ju ka minu arust Feneriga, kas ta oli siis Feneriga? Oli, jah. Et siis võitis selle esimese tiitli ja siis nüüd võitsid siis selle teise, on ju. Jah, et oligi Melli ja Sanli vist olid need, kes võtsid, sest Sanlil on Efesega veel. Sanlil on Efesega ka 2 veel. Aga jah, et selles mõttes nagu, aga täiesti see kaitse ikka see, mis nagu, see, kuidas vahetati, Ken Birch ka ikkagi oli, et me kahtlesime selles Feneri korvi aluses tegelikult kahtlesime, aga lõpuks oligi see, et nende töö oli tegelikult mängida kaitset. Neil ei olnud kinni saada. Mitte mingit muud ülesannet, neil ei olnud tegelikult mängida kaitset ja rünnakul panna katteid ja noh, võib-olla ründelauast või kuskilt tuua mõned punktid või kui söödetakse, aga suures pildis põhimõtteliselt mitte midagi rohkemat vaja teha ei olnud. Kuigi pean nüüd nagu ausalt tunnistama, eile finaali vaadates ei olnud nagu üldse finaali tunnet mulle. Ma ei tea, miks, ei olnud millegi pärast. Ma ei tea, kas oli võib-olla võib-olla nende fännide, võib-olla see atmosfäär, ma veits ka tundsin sellest võib-olla mingist atmosfäärist nagu puudust, et andis ikkagi tunda, et minu jaoks ka, et see asi nagu Abu Dhabis oli, oleks võinud ikkagi Euroopas olla, et kuidagi, ma ei tea, ei olnud ma olen sulle selles mõttes nõus, et atmosfäär võib-olla veits vedas alt selles mõttes küll, et sellega ma olen suga nõus. Jah, et noh, see oli selge, see oli teada, et ega need Final Fourist siis need mängud ikkagi väga kvaliteetsed ei tule ka, et kõva kaitse. Väga kaitsele rõhutud ma ütleks selles pana Feneri mängus isegi tegelikult nagu seda kvaliteeti oli rohkem, et see Olympiakos Monaco oli ikka päris siuke ja noh, see, noh, ma räägin sellest 3. mängus, ma ei näe nagu mõtet rääkida, et noh, see oli jah siuke. Aga jah, et viimasest ka. Ei no, ma räägin, et meil siin ühine sõbergi tõi juba, ma ise ei näinud seda mängu, siis me kokku saime, siis Päkka ütleski, et noh, Ataman nagu põhimõtteliselt tõusub püstigi, et jalg üle teise, noh, põlv üle teise. Mängu lõpus võttis, time out'i ei võtnud, mängu lõpus võttis 2 time out'i ja siis noh, ka ütles, midagi väga joonistanud oli lihtsalt, et kuule, et no nüüd viskame 300 ja davai. No jah, et ma ise ausalt, mul oli endal üks üritus, et ma ajasin kellaajad ka sassi siin, kuna finaali nagu need 2 viimast mängu hakkavad, et ja järgi ei viitsinud isegi ühtegi minutit vaadata. Ei, tollel ei, ega sa millest ilma jääd. No ma räägingi, et ma kuskil ikka aega ka vaja kokku vaida. jah, ega kõigil on 24 tundi päeva. Aga jah, et finaal selles mõttes, ma ütleks korvpalli mõttes oli väga kõva finaal ja ma arvan, et Monaco ja Spanulis on tagasi. Mingi hetk ma tundsin ka, et noh, James tundis, et ta peab nagu võtma hakkama, aga no halvasti võttis, noh. Selles mõttes, et ta peab ette võtma hakkama, aga ei olnud see.
et tal kaudiski teine poolek kadus see mäng ära, et esimene poolega alustas väga, väga hästi ja poolfinaali ka mängis väga hästi, et 17-7 ja 7 vist oli see statline, et jäi silma kohe lauapallidega ja leidis sööte ja võib-olla seda oleks pidanud nagu jah, rohkem tegema ka, et aga jah, see, kuidas Fener kaitses, ma arvan see, et Fener võttis kaitses nagu väga palju asju ära, et see oli väga-väga super. Mul tuli üks naljakas olukord tuli ka meelde, kui siis Hayes Davisel oli see kaamera teema, aga ta nagu nägi välja see kaamera nagu reaalselt mingi, ma ei tea, hästi, no vana, ütleme ikka vana. See oli see vana, see mitte see nagu suur õla peal, aga ja see äge kaamera, ja. Need on tagasi moodi tulnud. Ja, aga see oli lihtsalt nii nagu naljakas oli seda vaadata. Ja tal oli ju kaameras oli ju Will Beckin, et... No, aga tollel mehel ei olnudki väga kahjuks midagi teha, et kohe esimene mäng läks, aga jah, et eks Feneril näha ole, et mis nad teevad ja Sarunas tegi ka pulli, et vist pressikonverents oli Hayes Davise jaoks läbi ja siis Hayes Davis valas Sarunasele vett pähe ja Sarunas ütles, et see on see probleem nende selle noorema generatsioonidega, et nad ei oska tähistada. Aga Sarunas ise niimoodi haipis. Et selles mõttes eks mängid olla väsinud ka ja sa jõuagi ega Sarunas ise samamoodi. Aga kusjuures, kui siin korra veel mainisid neid üleminekuid, et siis Mäled on Real Madridi ilmselt suure tõenäosusega. Jah, see oli juba hooaja keskel oli siuke asi, millest räägiti. No räägiti, aga nüüd on vist ikka päris, ongi vist kindel. No ja ongi, me ei tea veel, mis Musas saab ja viimased uudised on ju tegelikult ka see, et Hesonja olevat NBA huvi, NBA-st näidatakse Hesonja vastu huvi ülesse, et selles mõttes huvitav saab olema see nii-öelda Euroliiga vaheline hooaeg ka. Aga välismaal siis eestlased mängivad eestlased ka siis, et või siis treenivad eestlased, et esiteks siis ju Eiko Rannula tüüris oma meeskonna siis poolfinaali, jah. Väga äge ja ta on ikka korralikult selle meeskonna ümber ka pööranud, et seal vahepeal ikka läks päris kehvasti, aga seal oli mingi võiduseeria järjest ja tegelikult on hästi läinud, et selles mõttes väga hästi. Isegi vaatasin vist mingit vaatasingi ühte mängu, kus nad kahjuks kaotasid 3-ga äkki või isegi 1-ga või midagi sellist, see oli eelmine laupäev. Ja see oli nii rumal kaotus, et seal lihtsalt kaotati pall ära ja lasti 3-le panna kiirrünnakust. Nagu jah, ja siis oligi läinud. Et see vist oli siis oligi see veerandfinaal, et eelmine laupäev jah. Et sealt võeti ära ja siis teine mees, kes oli, on ka siis on juba siis nii-öelda selles Belgia-Hollandi ühisliigas Mattias Tass tegi ka ja siis mindi 2-0 juhtima seal poolfinaalseerias ja või tähendab, vabandust, Belgia meistrivõistlused on need siis. Et seal ilmselt samamoodi nagu Eesti-Läti vaata. Ja seal siis ka tema siis 18 minutiga 9 punkti ja 6 lauapalli, et väga tegelikult korral vabakad 5-5, et selles mõttes väga nagu korralik ka, tema poolt ka. Siis Hispaanias siis meil on 2 meest, Henry Trell oli juba ammu teada, et ta on nii-öelda play-offi meeskond temal on Tenerife näol. Valenciale nüüd vist küll kaotati. Seal oli isegi et seal oli mingi, fännid juba nõuavad ise, et Trell saaks. Et tegi oma parima mängu ja kaotati 3 punkti. Ja nädalavahetusel oli ju Baskonia ja Bilbao omavahel vastamisi. Kullamäe sai seal 2 punkti ja see võitis siis Baskonia võitis ja Raieste siis ei mänginud tollal hetkel, et vist oli mingi uudis vist on, et oli vigane, aga siis Baskonia ka play-offis on, võitsid 3-ga. 3-ga oli. Kullamäe sai siis 3 minutit 58 sekundit, 2 punkti, 1 sööt, 1 vahelt lõige, et eks siis näha ole. Mis siin nendele ikkagi ka Eesti postile siin see suvi toov, et aga et Baskonia siis on veel 1 voor on veel minna ja suure tõenäosusega lõpetavad 8. kohal ja lähevad vastamisi Real Madridiga ja Tenerifel on võimalus, et kas siit tuleb vastu Badalona või siis Gran Canaria. Väike võimalus on veel Barsaga ja väike võimalus on tegelikult, et tuleb veel Baskonia ka vastu, aga siin mis peavad need asjad õigesti ja ma ütlen, praegu ma neil seda
omavaheliste mängude seisu nagu üldse. Ei tea. Ei tea, jah. Et jah, aga siin jah, ja siis suurem osa eestlastel tegelikult hakkab vaikselt hooaeg läbi, et siin Kovaltšukil no see ei saa nagu otseselt läbi, klubi hooaeg siis. Klubi hooaeg jah, et noh, praegu on siuke vahepaus siis, et Kovaltšukil Venemaa vaatasin sotsiaalmeediast, et reisib Lõuna-Koreas, et neil Poolasse läbi Jõesaarel, siis Kotsaril sai läbi on ja vist Treieril ka. Et suurem osa saavad nüüd natukene puhata, enne kui siis vaikselt hakkavad koondiselaagrid. Enne kui koju tulevad. No suurem osa juba, ma arvan, on võib-olla Eestis ise. Jah, siin isegi Eesti mängul ju, või Eesti mängul. Jurgatam oli Kalevi mängul. Ja siis Rosenthal oli ka. Rosenthal oli siin noorteturni, jah, Rosenthal ilmselt vigastus. No vigastus, jah. Aga no eks siis näis, et loodame ka siin, et eks siis näis selle Eesti tagaliiniga, et loodame, et saame siin jooksvalt uudiseid, et mis siin saama hakkab, kes siin tulevad ja võib-olla nii-öelda läheb seis paremaks ka ja soovime jah kiiret paranemist kõikidele. Meil on neid siin kahjuks neid mehi päris mitmeid. No neid ikka on ja loodame, et lihtsalt juurde ei tule. Et noh, õnneks ongi, et vaikselt on hooajad läbi, et siis ei ole tegelikult nii hullu ka. Aga ma arvan, viimasena siis lähme ookeani taha ka. Et NBA-s siis poolfinaalid siis nii-öelda või konverentsi finaalid, aga siis nagu NBA mõttes poolfinaalid käimas on ja meie siis nii-öelda meie küsitluste koha pealt siis vist oli 90% Instagramis pakkusid, et Knicks saab finaali ja teiselt poolt siis lääne poole pealt oli vist see oli 70-30 oli, et Timberwolves saab finaali. Ma ise vist panin, et Indiana. Et Pacersse. Jah, ma tegelikult ütlen ausalt, ma tahaks tegelikult Thunderi ja Indiana finaali. See oleks päris huvitav. See oleks siuke huvitav, ta oleks mängustiilide mõttes ja kõige mõttes küll. Ilmselt nagu storyline'i mõttes oleks tegelikult see Knicks versus Timberwolvesi finaal kõige põnevam, sest just hooaja alguses treiditi Towns ja Randall nagu nii-öelda üksteise ja DiVincenzo ka on ju, et treiditi seal ära. Et selles mõttes oleks ja mõlemad seeriad siis praegu 2-1 seisul. Jah, Thunder ja Indiana juhivad siis. Jah, täpselt, et Thunder siis kodusaalis võttis nii palju kursisid Thunder siis kodusaalis võttis 2 mängu ära, päris ikkagi veenvalt mõlemad mängud. No jah, ja siis selle kolmanda said ka veenvalt 42-ga. Jah. Et ikka päris kootavad. Jaa, kusjuures olen vaadanud neid mõnesid mänge sealt ja Thunder ikka äge seltskond on, ma ei tea, mul oleks juba isegi meeldima. Kodusaalis eriti veel, et seal Tort ja siis see number 7. Ma vaatasin seda 7. mängu Nuggetsi vastu ja üpriski geniaalne idee panna Caruso nagu Jokic'i peale. Üks asi, mis mind nagu veits häiris oligi see, et kuna Caruso nagu on Jokic'i kõrval nii palju väiksem, siis see, kuidas ta nagu tegelikult talle nagu hüppas selga ja ma ei tea, vahepeal mingi lõi vastu käsi ja kõik siukse asju ja neid ei vilistatud Jokic'ile ära, samas kui nagu teisel pool vilistati mingid asjad ära, mis nagu olid sarnased, olid samaväärsed, see nagu oligi, see ei ole, aga me jällegi Andrisega episoodist teame ka, et see ei ole alati nii lihtne, aga see on jällegi see, mis sulle alguses peale vaadates nagu tundub. Aga me teame, et see tegelikult ei ole nii lihtne, et jah, et üldse me tegelikult ei tea, kuidas seal NBA-s nagu on, aga see oli see mulje, mis mulle jäi, et ja mis mulle tundus, et nagu Jokic'ile vahepeal ikka tehti päris nagu haiget seal. Nüüd selle jutuga mul tuli isegi meelde, et omal ajal isegi siin üks sõber pani, kui me NBA mängisime konsooli peal, siis oli samamoodi, et tsenter palli üle toojaks ja proovis ütleme siis nagu mängida nii, eks ole. Et on igasuguseid nippe võetakse kasutusele. Jah, siin taktikalised. Aga hakkab juba nagu päriselus ka juhtuma, nagu põhimõtteliselt nagu näha, et aga ja siis Knicks Pacers siis Pacers võõrsil, praegu on siis võõrsil võistkond kõik mängud võitnud, täna öösel siis Knicks tuli 20 välja ja võttis vastupidi tegi ära. Esimeses mängus siis Pacers suutis jällegi ajalugu teha, et esimene meeskond, kes oli mis see vahe oli mingi 14 vist ja mängida oli, ma ei mäleta kui palju ja esimene meeskond, kes suutis ühesõnaga välja tulla sellest kaotusest. No see lõpu ise jalg oli joonel. Ei see selleks, aga see, kus see sisse kukkus, ma mõtlesin, et mine pekki ma mõtlesin juba, et ma lähen und. Et nagu see Halliburton ikkagi pani päris hullu ja jah, et
et seal on huvitav trend, et kui me siin Eesti liigas räägime, et koduvõistkond, siis siin on praegu vastupidi, võõrvõistkond ja teine mees ka. Ja noh, Euroliigas oli samamoodi, et koduvõistkond nagu. Jah, et ja selles sellel Knicksil siis tegelikult eilne mäng oli selles mõttes huvitav, et üle pika aja, kui see peatreener Thibodeau siis, kui ma praegu väelast hääldan, ärge tähele pange, on ju. Aga kui ta nagu muidu, ega ta hull pingikasutaja mees ei ole, on ju, et siin tegelikult mängib siuke tavaliselt siukse 7, maksimum 8 mehega, siis eilses mängus tegelikult siis, kui oldi ikkagi taga, siis tõi siin pingimehed sisse ja pingimehed olid tegelikult lõpuks need, kes siis seda comebacki tegelikult vedasid just kaitse poole pealt, et Landry Shamet ja Lon Wright ja sellised mehed, et ma arvan, et ta peaks seda rohkem tegema, sellepärast, et nii palju, kui ma olen ka mingeid NBA-ga seotud nii-öelda mingeid, ütleme siis saateid või selliseid ka mingeid, ütleme siis YouTubereid vaadanud, siis tegelikult seal on ka väga hästi välja toodud, kuidas Knicksi nagu algkoosseisu viisid tegelikult kaitse mõttes on päris kehva nagu, et seda on tegelikult nagu silmaga ka näha, et nagu kuidagi palju rohkem tuleb mingeid asju läbi ja nagu Pacersi vastu eriti, et Pacersi vastu eriti kuidagi ei saada nagu kaitses pidama ja nüüd see pingi koosseis nagu läks päris jah. Nagu hakkas kaitset ka mängima lõpuks, et saadi nagu asjad pidama ka, aga põnev on, et siis mõlemad seeriad 2-1 ja jälgime, mis seal ookeani taga ka toimub. Kindlasti, et jah, aga ma arvan, et tänaseks tõmbame vaikselt otsad kokku. See lõppu veel mõned asjad, esiteks siis Euroliiga Fantasy siis meil nii-öelda hooaeg see läbi. Tarvi siis sai 4. koha, ma jäin 7. Ja nagu hooaja alguses lubatud sai, et siis kui meil üle 20 osaleja sinna kokku tuleb, et siis me top 3-le siis ka mingid auhinnad koostöös EpicBetiga välja paneme. Oi, kurat, ma jäin nii napilt ilma. Ei, ma ütlen ausalt, ei, ma oleks kohe, et ei. Ma oleks ise välja jäänud. Ei, sa jääd vist, ma ei tea, ma ei mäleta palju su punkti vahel, 70 vist. Ei olnud nii palju, vähem oli isegi midagi 50-ga, aga no ei, vahetame. Ma ikkagi võitsin, ütlen ära, et teid ma võitsin. Eks. Aga eks kell on kah kord päevas õige. No ei, muidugi. Kus nüüd leidis leksikoonis tõmbasid kohe välja. Ma olen seda ikka hoidnud siin. Aga selles mõttes jah, et võtame kindlasti siis top 30 ühendust ja meie poolt siis väiksed sellised toredad auhinnad ka. Teele lähevad ja teiseks siis Euroliiga üldse hooaja sükse kokkuvõtva episoodi või siis sellise video teeme ka kindlasti. Mõttes on natuke teha seda teises kuues kui muidu, ehk siis võite seda nagu ootama jääda siin järgmiste nädalate jooksul, et võtame kindlasti selle Euroliiga hooaja üleüldiselt nagu kokku. Suures pildis nagu iga tiimi vaatest siis kokku ka. Ja teeme võib-olla natuke midagi teissugust, et vaatame, kuidas meil see õnnestub. Ja mõtleme natukene veel asju. Et võib-olla täpselt sellist tavalist podcasti võib-olla asja ei tee, et võib-olla teeme natukene midagi teistmoodi. Aga muud midagi. Ma arvan, aitäh, et te meid ikkagi vaatate ja kuulate, kes siis võib-olla Spotify's ka, kes siis Spotify's näiteks meid kuulab ja soovime teile siia ägedat hooaja lõppu, et ikkagi ja kui te veel ei ole, siis varsti peaksid üksikpiletid vist ka tulema välja EM-i mängudele, Eesti mängudele, ehk siis kindlasti 2029 või? 2025 ikka Lätti. Et jah, et meie Tarviga oleme koha peal, meie võtsime siis kõik 5 mängu ikkagi. Nädal aega. Puhkame Tarviga koos nädal aega. Issand, sinuga pean nädal aega korterit jagama. Eks neis, jah. Võib-olla paneb keegi üldse autos. Lähme kõik ikkagi Eestit toetama. Lähme. Ja äge on, et aga jah, et aitäh teile kuulamas, vaatamas, jälgige meid sotsiaalmeedias, kui te veel ei jälgi. Instagram, Threads, Facebook, Telegrami grupis, kus me siis ikkagi ajame kossu juttu. Seal saab jah, kes liitub, et siis saab ka ise ajada juttu. Saab kaasa rääkida. Teha võib-olla mingid süksi teemapostitusi ja mingeid asju, ägedaid asju, mis tähele paneb või mõtleb, et kindlasti tasub seal pilku peal hoida. Aga jah, aitäh teile, toredat hooaja lõppu, toredat maikuud ja lõppu. Aitäh sulle, Gegert. Aitäh sulle ka, Tarvi. Ja soovime teile siis toredat päeva. Nägemist.